Mille kuradi pärast see kott mul nii raske on ja mida see pressifotograafi kott sisaldab, kohe saad teada. Nii, mis siis pressifotograafi kott sisaldab ka ja miks niisugune kott on, et põhjus, miks ma siin olen lennujaama juures, on väga lihtne tegelikult, et see kott peab mahtuma lennukisse ja kui see kott lennukisse ei mahu, siis pressifotograaf ka sellist kotti ei kasuta. Hakkame ülevalt pihta, mis mul siin on. Kõige lihtsam asi, kaardilugejad alati ja teine asi, mis mul on lisaaku. Kaardilugejad on mul sellepärast alati kaasas, et või nii-öelda topelt on mul neid tegelikult, et osad on mul töö juures laua peal ja teised on siis nii-öelda kotis, et mul kunagi nagu maha ei jääks. Ja põhjus on ka lihtne, et alati on kaasas ka läpakas. Läpakas peab ka ilusasti kotti ära mahtuma. Läpakas on siis tavaline niisugune 15-16 tolline. Üldjuhul pressifotograafid kasutavad kahte nii-öelda varianti, kas siis on nii-öelda Mac 15 tolli või siis on nii-öelda PC 15 tolline, et see on kellele, mis maitse jälle meeldib nii-öelda. Ja siis mul veel siin on omakorda veel kaasas ka Wi-Fi, mis on mõeldud mul kaamera ja siis läpaka ühendamiseks ja see Wi-Fi otstarve on tegelikult üks äärmiselt lihtne, et kui me nüüd võtame kaamera välja, mis kaamerad me kasutatakse nii-öelda pressis on 1DX seeria nii-öelda kaameraid, 2 või 3, mõningatel on ka veel esimese seeria kaamerad ja põhjus, miks nii-öelda Wi-Fit vaja läheb, on ka see Wi-Fi adapter siin külje peal, et sellega saab saata nii-öelda otse pildid toimetusse ja siin ütleme sellise kiirema interneti puhul on pilt ilmub kuskil siukse 3-4 sekundiga ja kui on nii-öelda neid kehvem või aeglasem või kuskil suuremas kossusaalis, kus on palju rahvast, siis vahel liigub üks pilt näiteks 2 minutit läbi, et see on selline asi. Lisaks siis on nagu siin ees on 7200. 7200 on sellepärast ees, et see tegelikult on enim kasutatum pressiobjektiiv üldse. Et korvpall, jalgpall, kõik spordivõistlused, kergejõustikud, asjad, pole kohta, kus seda objektiivi ei kasuta. Järgmiselt võib-olla nii-öelda objektiivi kasutuse poole pealt, mis on järgmine objektiiv, mida kasutatakse, on siis nii-öelda, mis kotis on 16-35. Et see on nagu selline järgmine asi, mis on niisugustel pressikonverentsidel kuskil, kus on nii-öelda kitsamad ruumid, pole nii palju liikumisruumi, siis kasutatakse seda või ollakse nii-öelda tihedalt koos, siis kõik panevad omale nii-öelda lainurgad ette ja saab nii-öelda kõrvuti olla ja pildistada niisuguse 1-2 meetri vahemaaga. Ja siis kõige vähem tegelikult, mida mina ise tegelikult kasutan, on siis see nii-öelda 24-70, et nii-öelda aeg-ajalt saab nagu palju kasutamist, aeg-ajalt ei saa ja ma tegelikult kasutan rohkem seda 24-70 nii-öelda videode tegemiseks, et mul on ka ta nii-öelda Sigma oma, et mul ennem oli Canoni 24-70 4.0 IS nii-öelda Canoni oma, aga see peale 6-7 aastat nii-öelda väsis ära ja enam ei toiminud nii hästi ja zoom ka ei olnud nii mõnus enam, et lihtsalt oli väsinud objektiiv, vahetasin välja ja põhjus, miks ma Sigma võtsin, on tegelikult see, et mul on nii-öelda R-seeria kaamerad ka olemas, et R-i nii-öelda objektiivid olid tükk maad ägedamad juba. Ja lihtsalt ostsin selle pärast, et see sobib nii-öelda X-ile ette. Siis üks asi veel, mis siin on selline Canoni välk, et neid speedlight'e nii-öelda kasutatakse just nii-öelda kas nagu siis Canoni enda omasid või siis Nikoni omasid, et üks hästi lihtne põhjus on, miks ühelgi pressifotograafil ei ole ei Kodoksi, ei Profoto, ei muid nii-öelda välke, on see, et need on ilmastikukindlad. Et sa saad vihmase ja siukse niiski ilmaga pildistada nii, et ilma, et see nii-öelda sul katki läheks. Et see on välitingimustes mõeldud, et pressifotograaf ei ole kogu aega just ilmtingimata sees. Ja kuna pressifotograafidel on veel selline asi ka veel, et nad peavad juba videosid tegema, siis on ka paljudel kaasas niisugune lihtsalt elementaarne valgus, mis on nii-öelda ruumis sees olema, niisuguse päevavalgusega nii-öelda, et väga lihtne nii-öelda selline ja kasutan patareisid siin, et ei mitte midagi erilist. Ja kuna videode poole pealt on ka veel, siis tegelikult kasutatakse videode tegemisel tavalist nui nii-öelda mikrofoni, et ei ole
kasutusel nii-öelda muid selliseid nii-öelda lipsmikrofone, nagu mul praegu peal on, kasutades lihtsalt tavalist nui mikrofoni ja noh, muidugi alati tüüpiline asi, patareid on ka kaasas, et juhul kui mingi mikrofoni välgul ükskõik millal nii-öelda akud tühjaks saavad, et on nii-öelda võimalik vahetada ja aeg-ajalt ma kasutan või kannan kaasas ka nii-öelda akupanka lihtsalt sellepärast, et ma saaks oma telefoni laadida ja siis seda wifi ruuterit, kui on vaja, tavaliselt on mul need täis laetud, aga on ka mõningaid üksikuid kordi, kus on nii-öelda akupanga nii-öelda kaasasolu on vajalik. Lisaks veel, mis nii-öelda ütleme selle fotokoti puhul või ütleme pressifotograafide puhul nii-öelda erinevat on see, et nad kasutavad tegelikult ainult nii-öelda kahte erinevat süsteemi. See on Canon või siis Nikon ja põhjus on väga lihtne, on see, et kuna need kaks kaamerat nii-öelda kaameratootjad, nii-öelda esimese seeria kaamerad on alati nii-öelda wifi ja kõigi nii-öelda selliste kus nüüd öelda andmeside poolest on nad väga nagu hästi üles ehitatud ja teine asi, mis on see, et nende nii-öelda ilmastikukindlus ja ka siis töö vastupanu, et need kaamerad kannatavad nagu nii-öelda külma kui ka kuuma, et mina olen näiteks teinud, pildistanud vist kõige kuumemas niisuguse 39 kraadi juures kuumusega, kus kaamera täiesti vabalt toimis ja kõige külmem on olnud 33 kraadi külma. Ja seal oli nagu selline pulljuhus, et see tagumine kaamera rullit, mis on, kuna ma hingasin sinna peale, siis see jäätus ära. Ja kaamera toimis. Et selles suhtes mitte mingisugust probleemi ei olnud, küll ta nagu kolises natuke teistmoodi, aga ta toimis ja ma sain ilusasti tööpäeva ära teha nii-öelda. Paar objektiivi on veel, mida nii-öelda pressifotograafid kasutavad. Vahel on olnud neil, mida ma olen nagu märganud, on 50 fiks kaasas, niisugune 1.2, 1.4 selline. Ja mõningatel on ka 85, seda on väga harva, 35 ma väga näinud ei ole nii-öelda fiksobjektiividest, siis kalasilma väga ei kasutata, minul on ta olemas, aga ta on ka täpselt selline, et võib-olla 2-3 kuud ei tee ühtegi pilti selle kalasilmaga ja muidugi veel, kui vaadata nagu suuri spordivõistlusi, siis te näete, et alati on nagu suured torud kaasas, et noh, need tegelikult on nii-öelda pressifotograafidel on nagu toimetustes olemas, aga nad ei kasuta neid, kuidas öelda, igapäevaselt. Et need on nii-öelda siis, kui vaja, võtan, kui vaja ei ole, seisab nii-öelda kontoris kuskil nurgas. See oligi niisugune lühitutvustus sellest fotokotist, mida nii-öelda pressifotograafid kaasas kannavad. Ega see, et kui mul on ta nii-öelda f-stopi kott, ei tähenda seda, et nii-öelda kõikidel on f-stopi kotid, aga lihtsalt on erinevad kotid ja nende kottide üks ainukene eesmärk on ka see, et nad mahuks ära lennukisse, mahuks neil läpakas sisse, juhtmeid asju kaasa võtta ja tegelikult ongi nii-öelda 3 objektiivi, 1 kere ja 1 kaamera välk, et rohkem ei ole küll pressifotograafidel mitte midagi kaasas nii-öelda ja ülilihtne on tegelikult selliste asjadega nagu oma nii-öelda töö ära teha. Ja kohtume järgmisel korral.